hommikust! Täna on, mis meil on, 19. mai, esmaspäev. Asso oli just mitu päeva Norras matkamas reisil ja nüüd ta siis on täna veel kodus. Korra puhkab välja ennast, ta jõudis öösel ja meil on võimalus käia ära Agroshopis, kust me oleme tellinud lambaaediku asjad. Et meil on siis selline lugu, et juba sügisel talvel leppisime kokku ühe tuttava Meriliniga. Tal on kusjuures YouTube'i kanal ka Loomad looduses ja Instagrami konto ka. Et nad peavad siis lambaid. Ja meie rendime neilt mõned suvitajad endale ragale ja saigi siis juba sügisel talvel kokku lepitud. Aga nüüd paar nädalat tagasi need käisid meil külas. Ajasime niisama juttu toredate inimestega, aga vaatasime ka üle siis, kuna me oleme täiesti noored ja rohelised, meil ei ole kunagi selliseid loomi olnud, koerad, kassid, rotid on meil olnud, aga lambaid me ei ole pidanud, ei tea nende pidamisest ka mitte midagi. Ehk siis nad tulid, näitasid ette, me ütlesime, et näeme, mõtleme, et teeme aia siia, kas nii on okei, mis te arvate, kuidas see suurus, mis see kõik võiks olla. Ja saime kõik õpetussõnad ja tellisime Agroshopist vajalikud asjad, postid ja need elektrikarjuse liinid ja ma ei tea, kas midagi oli veel. Ja nüüd siis lähme poodi ja siis lähme koju ja hakkame ehitama. Mi amor, espresso macchiato, 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 por favor, espresso macchiato, espresso macchiato. Vahel ma ei tea, kuidas minna edasi, olen jõudnud siia, aga sellest ei piisa. Ununema kipub vana tõdes elavi, elu janu tahab kustuda kiiresti. Äkki meenub mulle, kuidas olla oli hea, tahan sinu sülle peita pea. Õnn ei seisne mu saavutustes, õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele, elu on ilus privileeg. See, mis toidut annab või? Mis selle nimi on? Kadusseade. Paneme siia üles. Paneme siia külge ja siis selle maanduse ma arvan paneme kuskile siia. Okay. Ja siis siit põhimõtteliselt tõmbaks nagu otse kuskile sinna aia vastu. Jah. Praegu. Aga siit poolt tulema. No see mõte oli nagu, et otse siit nurga pealt. Ma ei tea, võib lihtsalt siia otse üle ja siis ma kujutasin ette nagu seda niimoodi, et me jätame siia, et üks läheb, et ta tuleb sealt ja siis läheb siia nagu rada, läheb ümber batuudi ja siis tuleb tagasi ja siis läheb siit. Õnn ei seisne mu saavutustes, õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele, elu on ilus privileeg.
eks alguses oli veidi hirmutav ka, et meil ei ole kogemust ja kuidas see kõik käib ja tahaks kõike õigesti teha. Et ikkagi tegemist elusolenditega, et kuidagi, kas see käib siis niimoodi uisa-päisa, on see lihtsalt lammaste võtmine või on see mingi suur sündmus, asi, projekt. Aga jah, et kust küljest nagu vaadata, et selline tunne, et osad võtavad ju lihtsalt kanu päeva pealt, toovad suvalisel teisipäeval endale uusi loomi koju ja see kõik on nii mööda minnes ja see, aga kuna meil kogemust ei ole, siis kuigi Klausi me tõime ka sügisel niimoodi mööda minnes, et kassipojad, no ma viin siis kohe koju, okei. Aga kassiga oli mul kogemust, lambad on ikka täitsa teine teema, et seepärast me ka ei võta päriselt kohe endale enda lambaid, et tegemist on rendilammastega, et see päris endale aastaringseks pidamiseks loomi võtta oleks liiga palju meile praegusel eluetapil, vähemalt selliseid suuri loomi nagu lambaid. Et jah, neid kassi ja koeri me oskame toas pidada küll, aga lambad ainult suveks, kus nad saavad siis õues ööpäevaringselt hakkama. Teeme neile korraliku elektrikarjuse, meil siis lähevad seal postid püsti, need liinid külge, elekter sisse, toida tuleb siit samast aidast ja siis pidavadki olema vesi ja mingisugused graanulid, mingid vitamiini, ma ei tea, me veel õpime, mingid asjad veel ja tegelikult polegi siis mingit rohkem midagi, et alguses oligi varem suurem nagu selline hirmupoolsem ootus, ärevus sees, aga Merilin ja Raiko käisidki paar nädalat tagasi siis meil külas siin, jutustasime, nad õpetasid meile kõik selgeks ja see kõik ei tundunudki enam üldse hirmust, tundus, et see pole midagi. Nii et see on väga mõnus koht, kus olla, see tunne, et mis see siis ära ei ole. Ja lõpuks ongi see, et meil on pidevalt infoallikas Merilini näol olemas, sest et need on ikkagi tema lambad. Nii et selline tugi on kogu aeg meile toetuda, et me kuidagi ei ole üksi vastutavad. Et tahame loomulikult nagu anname endast parim, et meil lammastel oleks siin tore suvitada, aga lõppude lõpuks ei ole nad meie lambad, nad on lihtsalt meile siin rõõmu tegemas ja loodetavasti on neil ka siin väga luksuslik olla ainult sellise väikese seltskonnaga ja saavad siin meie aias luksuslikult privaatselt muru mõsida. Et see unistus ju nagu ongi, et nad siin muru näidaks meil, sest et mida vähem peame seda ise tegema, seda rohkem on meil aega aeglaselt lihtsalt elama, mis ongi see kogu asja mõte. No, ring peal või? Siin on väravake. Jah, teie olete seal. Aed on ees või? Kas sulle meeldib reegleid rikkuda? Sa saad aru? Opsti! Muutub tõesti realistlikuks kõik see lambavärk siin. Ja täna on selline suvi. No suvi on käes. Kui sul ei ole veel kohale jõudnud, et on suvi, siis lase see ruttu endale sisse, raputa ennast, saa aru, et suvi on juba käes. Ei pea olema 1. juuni selleks, et suvi hakkab. Vaid tõesti. Järsku on kõik roheline ja kõik on võirilli täis. Siin on mul üks
või lilleke. No nii, paneme säraka külge. Äkki sees olema? Sul kinnas käis ju? Said juba särakat ju? Mul on mingi lapsepõlve trauma, ma ei julge. Leinu, oota. Vaata, see annab nüüd särtsu see aed. Said särakat natuke või? See on ise. Sa tahad proovida või? Surtsu teha või? Ja, aga siis... No, tundsid? Oli huvitav või? Tegi surtsu või? Ei teinud. Kas emme võib ka proovida või? Natuke tegi korraks või? Nõks või? Läks hästi või? Ei saanud. Ei saanud. Väga hea. Ära siis... Käime siis ikka aiast, on ju? Mina olen aiast väljas. Teie olete aias sees, mina olen väljas praegu. Oi, nüüd Olli tuleb. Mis Olli välja mõtleb? Kas nägid, kuidas tuul mind viis ära kaugele, kust naaseda ei saa? Ma olen nii väsinud. Ei tea millest. Lihtsalt vahel ikka olema. Aga ma olen ka natuke šokis praegu. Saatsin Merlinile video, et kuidas kõrgus on aial. Ta ütles, et no, võiks isegi see 2 liini vahe väiksem olla, et talled võivad sealt läbi hüpata. Aga et saab ju hiljem vaadata ja siis neid on väga lihtne liigutada üles-alla neid liine. Ja siis ta ütles, et me praegu siin tassime kõrval küladesse lambaid ja kui me peaks normaalsel ajal täna lõpetama, siis äkki me tuleme täna. Või kui ei, siis homme. Ja siis järsku nagu ma mõtlesin, et nüüd tõmbame hinge ja siis mingi nädala lõpus äkki, aga nii praegu. Kas kuulsid, kuidas murdus puu, kui metsas polnud mitte kedagi? Kas üleüldse märkasid, et silmadel mul ikka sama värv, kui sõisime me teadagi, et õnn on mitmekohaline arv. Ei vaja maailm ühte kurva laulu juurde, seepärast sõnadeta jäägu see refrään. Ma lihtsalt unustan selle Elsu ära vahel. Magab toasvoodis. Magab nii hästi, nagu meil kõik oleme olnud alati head magajad. Et öösel ka magab öö läbi. Panen õhtul ta voodisse ja hommikul otsib mind jälle ja niimoodi oleme puhanud ja naudime. Aga tundub, et täna meil siia mingeid villaseid tegelasi küll ei tule ja tundub, et Assol see... Jala peal. Ai, tõesti. Tundub, et ükski muruniiduk peale lammaste ka ei hakka siin tööle. Asso seal paugutab selle muruniidukiga, mõtles, et natukene niidab, aga midagi on mäda. Naudime niisama siis. Miks on kuum võib-olla? Minä lähden peale. Minä läksin sen peale. Mooni, vaata. Leppa, Triina. Kus leppa sul on? See on minu peal jalutab.
Oma kätte. Pane sõrm tema ette, vaataks jalutab sulle sõrme peale. Nüüd. Oih, nüüd tal on siis lendas ära või? Tere päevast! On järgmine päev. Leidsin siin ühe veidra tuulevaikse koha. Nostalgitsedes meenutan, kuidas vanasti meil lapsed veel siin nurgas vankriga alati magasid. Et Moonigi sai ju siin vankriga magada ja Leenu oli ju alati siin nurgas. Aga nüüd, kui verandal tihti elu käib ja meil ikkagi seinad nii hästi läbi kostuvad, et kui siin samas akna taga keegi mängib, hängib, lõbutseb, siis see kostub siia peaaegu samamoodi nagu seal sees. Nii et see ei ole enam see vaikne nurk, mis see vanasti oli, aga praegu jälle tuul nii puhub, toob meile seda suvesooja. Mulle alati meeldib see märk kevadel, kui tuleb selline järsk tuulehoog. Minu meelest see kevad kuidagi eriti oligi sellist, et iga aasta, aga kuidagi ma mäletan neid hetki, kus meil on pikk külm kevad olnud nii-öelda väikeste soojahoogudega, aga on ikkagi niimoodi, et on tavaline päev ja siis järsku näiteks 8 tunniks või veel lühemaks ajaks tuleb nii tugev tuul, selline tunne, et see tamm nüüd kukub ümber meie peale. Ja ma tunnetan, kuidas see tuul on tulnud selleks, et ta toob meile seda sooja hästi ruttu. Ja siis ongi pärast või järgmine päev on veidikene soojem ilm. Ja kuna selline suvi on tõesti käes, siis on viimane aeg sellel külmal tuulel ennast ära puhuda lõpuks, et selline tegelikult on nagu jahe tuul, aga nagu ma olen jaganud, siis ma olen see inimene, kellel on alati soe. Ma olen selline karastunud ja kui teistel võib olla jahe, siis mina olen riietusest nagu näha suves. Aga on jah järgmine päev ja nagu te näete, siis siin olen mina ja Els, mitte lambad. Et eile ikkagi sai kokku lepitud, et kuna täna on Asso tööreisil, siis ma ei võta ikkagi neid lambaid üksi vastu, vaid teeme siis laupäeval. Siis saame rahulikult, et tahaks kuidagi nagu koos kogu perega need villasellid vastu võtta ja Merilini pere samamoodi, et ei ole sellist, et nii, siin on teie lambad, okei, me läheme nüüd magama ja tšau, vaid et on laupäevane päev ja saame rahulikult tutvuda ja sisse elada. Tahaks teada, mis nende kõigi lammaste nimed on. Ja see, et ma tegin uuesti uurisin selle lamba tõu kohta, see on torper. On see lammas pärit Lõuna-Aafrikast. Eelmisest sajandist vist oli 1930 midagi, on aretatud. Selline hästi vähenõudlik tõug pidavat olema, et ta ei nõua palju hoolt, isegi selle villa mõttes, et see kuidagi, ma ei tea, mis täpselt need sõnad, õiged mõisted on selle jaoks, et ta justkui ise ennast hooldav vill, seda ei pea niimoodi maha ajama nagu mingitel merinolammastel või ma ei tea, kuidas see käib, et tuleb see vill ju lammastel vist iga kevad või midagi aetakse maha, lambad paljaks, aga see torper saab sellega kuidagi ise hakkama selle protsessiga, et vahel jah, on vaja aidata. Ma olen Merilini Instagrami kontolt või YouTube'ist näinud, aga et üldiselt nad on sellised lihtsalt peetavad lambad. Ja see on ka ju loomulikult julgustav meile, kes me muidugi, ma ütleks, et me ei hakka nagu ju, me ei pea just kui lambad, nad on lihtsalt nagu jah, nad on ju rendilambad, et lõpuks on kõne Merilinile, kui midagi tundub veidrat, et keegi vajab abi või midagi, et me ise ei püüa siin midagi ülemäära suurt korraldada nendega, et meie oleme neile lihtsalt toredad seltsilised ja hoidjad ja hoiame neil silma peal ja teeme neile pai ja et ma olen väga elevil selle pärast, aga praegu on veel täitsa mitu päeva elada ja kulgeda siin enne seda, kui nad tulevad. Siis, kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tuimust ja ükskõiksust näen, näib
et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja küll. No tuba on ikka see tulevikine koht, jah. Tahaks hirmsasti olla pidevalt õues, aga kui on lapsehoidja päev, siis ma ikkagi on mingid asjad, mida ma tahaks hirmsasti tehtud saada nii, et ma ei ole lastega üksi kodus, et selline arvutis istumine ja see kõik läheb just selle alla ja noh, lihtsalt on niimoodi, et ei ole seda aega kuskilt mõeldud, aga ma arvan, et mul on väga hea tasakaal selles osas, et olen nagu loonud head süsteemid, võtted endale, et kuidas kõike seda tasakaalus hoida, et ma ei tunne üldse, et kuskilt pitsitab või midagi jääb puudu või on mingid tohutud kompromissid, et kuidagi väga heas tasakaalus on kõik praegu, et tõesti saan teha kõike, mis ma soovin teha ja mitte millegi arvelt, vaid kõik ongi. No loomulikult saaks öelda, et tahaks rohkem käia jooksmas näiteks, et ma oleks äkki saanud võtta selle hetke niimoodi, et ma jätan Elsu voodisse magama ja käin pooletunnisel jooksutiirul. Aga ma ei tea, kas ma nagu tahan seda. Kuidagi selline tunnetuslik asi on see, et mõtlen pidevalt, et kas see on seda väärt, seda rebimist või seda, et ma ei peagi üritama ju kõike saada tehtud, et mul on nimekiri asjadest, et nii, täna on lapsehoidja päev, Sirle on siin, kõik Leenu ja Mooni on hoitud, et mul on praegu võimalus kõik maailma asjad ära teha, et mul on eesmärk, et ma saaksin tunda lihtsalt. Mu ainus realistlik eesmärk ongi ja kõige paremas mõttes, et ma saaksin tunda lihtsalt sellist, ma ei tea, kas rutiini välist, aga see on ikkagi selline natuke rutiiniväline, et ma ei pea nii kaasas käima. Kuigi me olemegi üsna rutiinivälised inimesed, aga tegelikult ei ole ka nagu see on hästi keeruline selgitada, milline meie elustiil on siin Raagal, et justkui ütleks, et oi, me kulgeme ja meil ei ole selliseid suuri rutiine ja nii, aga tegelikult ikkagi ju on. Lihtsalt me nii kulgeme nendest läbi, et nad ei tundu, et me peame mingit kella või mingeid reegleid järgi ajama, et see kuidagi mõjub sellise olesklemisena kõik tihti. Ja see ka sellepärast nii väsita. Ja siis mul ongi, kui mul on lapsehoidja päev, siis ma ei tunne, et ma nagu, nüüd on täna see päev, kus ma pean ainult viskan jalad lakke ja puhkan, vaid ja ei ole ka vastupidi seda tunnet, et ma tahaks puhata, aga ma pean kõik mingid miljon asja ära tegema, mida ma ei saa lastega teha, vaid et ma olen seal kuskil nii mõnusalt vahepeal, et mul ongi täna, mõtlesin, et oleks imeline, kui ma saaksin vlogi kokku panna eelmise. Äkki oleks äge, kui ma saaks isegi lühikese podcasti salvestada, juttu endast kuidagi välja saada. Praegu ma muidugi teen ka seda. Kolmandaks, mis mul oli? Lapsehoidjale sünnipäevakingi andsin üle. Suur asi on ju, mida teha, aga ikkagi samas on lihtsalt nagu, et asjad, mis oleks meeles. Ja neljandaks, et ma teeks kartulisalati valmis ja äkki koogi, sest et homme tulevad meil toredad külalised. Tervitused neile külalistele, kes te end ära tunnete. Ma ei tea, kas sa vaatad seda? Ma ei mäleta, aga kui vaatad, siis tšau. Et täna siis jah, Asso koju ei tule, ta on välismaal. Ja see ka enam üldse ei hirmuta ega ei tähenda mitte midagi enam, vaid just need mitu päeva nüüd Asso oli ära välismaal puhkusereisil. Nüüd neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Ja noh, kuigi mul oli selles mõttes tugivõrgustik ümber, et oli nii Sirle siin ja mu ema oli siin paar ööd,
et ma ei olnud üksi, aga isegi see esimene õhtu näiteks, kui olin üksi ja iga õhtu aitasin lapsed ise magama ja tegin enamus asju ise, ma kuidagi, see hoopis annab mulle sellist julgustust juurde ja annab mulle enesekindlust ja see nagu täidab mind. See tunne, et mulle meeldib see kõik, see elustiil, mis meil on ja need kõik asjad, mis ma pean tegema ja meie rutiinid. Mulle meeldib neid kõiki täita ja ma saan sellega hakkama. Et me oleme loonud sellise elu, kus sellega hakkama saamine ei ole üldse kontimurdav ega väsitav. Jah, ei tea, kas see kevad, suvi on selle kaasa tulnud, et see kõik nii lilleline ja lihtne tundub, sest et loomulikult on ju perioode, kus minus on vähe energiat ja mulle tundub kas või lastele söögi ettepanemine nagu nii suur asi, et nagu, kas ma pean püsti tõusma, et tegema midagi, palun, kus on nagu mingid teenindajad, kes teeks kõik mu eest ära. Et loomulikult on seda, aga praegu on ülihea koht. Selline rahu ja selline, ma ei kiirusta mitte kuskile, ma ei teagi, ma nagu ei mõtlegi, ma olen täiesti siin hetkes praegu, ma ei mõtlegi, mis tunni aja pärast saab. Ma nagu mõnes mõttes isegi natuke mõtlen, aga siis on ka see elevus, et huvitav, mis ma siis teen. Nii tore. Kõik on tõesti nii suvine ja lilleline, et mind on nagu raske praegu rivist välja lüüa. Kõik on nii lilleline lihtsalt. Ma olen väga õnnelik ja rahul. Selline siis. Siis, kui mul hästi on kõik, päev on kui peotordi roosiga lõik, vaid siis teeb rõõmu see õis, kui teda jagada teiega või. Ma ei jõudnud küll täna ära teha kõike, mis ma plaanisin, aga ma jõudsin mõnes mõttes isegi rohkem ja tegelikult jätsin siis kõige vähem prioriteetsema viimaseks ehk siis võib-olla tegemata, võib-olla veel vaatan. Igatahes kook on vaja veel kokku panna. See ei küpse, see läheb külmkappi ja ma olen väga elevil selle pärast, sest see on mu elu esimene rabarberikook. Ma seda klassikalist tohutult ei fänna, võib-olla vanillijäätisega millalgi siuke tavaline kuiv rabarberikook, aga see on selline kreemine keedukreemiga ja tahaks juba maitsta, aga homme see peab külmkapis seisma terve öö. Ja kartulisalat valmib siin, sööme seda vist õhtusöögiks ka, siis vlogi sain ülesse, lisaks sain tolmukodust ära tõmmatud, mida ma tavaliselt teen hommikul, enne kui keegi näiteks külla tuleb. Päris iga päev ei tõmba. Ja taskuhääling podcast on see siis, mis jäi välja, aga ma ei välista seda, et kui lapsed magama jäävad, siis ma veel võtan mikrofoni kätte. Vaatame, kus tuju on. Praegu siin Asso siis sõidab, käis korra kodust läbi, võttis oma kohvri, tõi auto siia ja siis läks töökaaslasega edasi ja sõidab nüüd Soome siis. Ja lastel on ikka siuke igatsus peal, et ta oli mitu päeva ju ära Norras puhkamas ja nüüd ta oli korraks eile ainult põhimõtteliselt tagasi ja siis nüüd ta läks jälle 2 päevaks ära, homme õhtul tuleb. Ja oi, need lapsed söövad ära, ma siin nädalavahetusel, ma arvan, kui ta kodus on, lihtsalt niimoodi igatsevad. Praegu kui Asso käis korra, siis Leenu ikka nuttis ja ei tahtnud, et ta ära läheks. Aru saadab. Et mina siin ju toimetan ja olen rutiinides ja niimoodi, aga laste jaoks on üks päev ju juba nii suur osa nende elust, et tahaks rohkem olla koos. Mitte eraldi. Aga mul on siin väga
produktiivne ja tegus. Mõnus olla. Suvine kodune kartulisalat tuleb siit. No mine ruttu. Põunaga sees. Loomulikult on igaühe jaoks enda ema või vanaema kartulisalat kõige parem. Ja nii on ka minul. Et kuigi minu vanaema jutat meiega enam ei ole, siis ma lasin õnneks õpetada talle endale tema legendaarset kartulisalatit tegema ja kuigi ma olen seda muutnud komponente ja kõike, siis maitse ja üldse kõik on kõige olulisem on sama. Nii et see kartulisalat elab edasi natuke uues, aga ikkagi kõige parem. Sellega maitseb. Ma teen sellise hästi munase kartulisalati. Et mul on siin kartul, muna, salatiporgand, salatikurk ehk siis hapukurk, tavalist kurki natuke, õuna, sibulat, majonees, hapukoor, sool. Ja. Ja vist rohkem pole midagi. Ja. Ja see ongi väga hea salat. Mina söön seda. Jaanimardikad näitavad neile valgust. Ärge jänest üles äratage, laulavad ritsikad kõike pealt vaadates. Kell on 8. Lapsed kas magavad või on magama jäämas. Ja sain teada, et üks homne külaline jäi haigeks. Seega homme ei tule meile keegi külla, aga ma tegin kooki. Ja kuigi see kook peab külmkapis seisma homseni, ideaalis homse õhtuni, siis natukene rikun reegleid, sest ma põlen uudishimust, et mismoodi see maitseb. See peaks muidu, ma ei tea, kas siis tahenema paremini veel või... Nii. Jep. See on parim rabarberikook, mida ma olen söönud. Ma paneks siia võib-olla mingit teistmoodi kaeraküpsist teinekord. No see on kõik esimene katsetus. Aga peaaegu ideaalne. Seda ma teen kindlasti veel. Vaatan õnnelikult aeda, poole kadu toonud padu. Avalikult oma näoga kõndida võin mööda radu. Siin. Lilledel on mesilinde, liiga kõrge pole rohi. Minevikuga on kindel, kas ka ette mõelda tohin, ei tea. Neid lapsi vaadata on nii tore. See on nende lapsepõlv. Nii palju vabadust ja sellist siirast uudishimu ja
loomulikku kulgemist ja uudistamist ja õppimist ja avastamist. Nii õnnelikuks teeb. Ees on see, mis tuleb, kuidas läheb nii saab, hoidab talve suvi, elu läheb veel paremaks, kui kas valmis oled, kui su suurim soov südamest, mis tuli, tõesti täide läheb. Veski tiibadele hoogu, tuule keeles palun tasa. Eales armastus ei loobu, kuigi armid valusad on veel. Ees on see, mis tuleb, kuidas läheb nii saab, hoidab talve suvi, elu läheb veel paremaks, kuid kas valmis oled, kui su suurim soov südamest, mis tuli, tõesti täide läheb. Mis kõik meid ootab, 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 mis kõik meid ootab. Täna oli meil üsna tavaline päev, aga ees on päris põnev õhtu, sest mulle tuleb külla Jane, kes tegi meist meie kodust loo Pere ja Kodu ajakirja nüüd siis 2 aastat tagasi peaaegu. Ja nüüd ta kirjutas mulle, alguses ma hakkasin sellest kirjast nii teistmoodi aru saama, et hakkas rääkima, et meil on iga kuu Eesti Lasterikaste Perede Liidu veerg Pere ja Kodu ajakirjas ja siis ma ei saanud aru, kuhu see tekst viib. Ja siis ta tõi selle välja, et me oleme lasterikas pere ja kas me oleksime nõus loo tegema temaga. Me oleme lasterikas pere või? Selge. Aga igatahes jah, esiteks saab siis jutustada. Põnev, kui keegi teine peab justkui minu eest blogi, et ma saan kuidagi rääkida, põnevatele küsimustele vastata ja siis keegi teine paneb mingi loo kokku, mis on kuskilt teisest vaatenurgast ja aga siiski samas juba meie elu kohta. Ja teiseks me saame perepildi tehtud. Els on juba üle 2 kuu vana, meil ei ole endiselt päris sellist perepilti, kus me kõik oleme peal. Ja kuigi fotograafi ei tule, ma ütlesin, et ei ole vaja, et mul on ju lastest ja niimoodi selliseid argiseid pilte küll ja et selline ametlik perepilt, selline viisakas, pidulik perepilt, et saame selle niimoodi teha, nagu me oleme alati teinud statiivi pealt, aga nüüd on meil ju Jane tuleb siia ja ta saab vajutada nuppu, et ma ei pea jooksma iga 10 sekundi tagant vajutama nuppu, jooksma pildile, siis tagasi vaatama, kuidas pilt välja tuli, siis jälle vajutama nuppu, 10 sekki jooksa pildile, et ma saan lihtsalt olla pildil ja Jane saab lihtsalt klõps nuppu vajutada, kui meil on see statiivi peal kaamera paigas. Nii et tore, me siin lapsed on veel näost pildikased ja mustikased ja me ei ole valmis, aga küll me saame. Asu joob samal ajal kui Jane, aga saame toredasti hakkama. Ja ei, pole vaja mulle öelda, et osta pult, et kaugelt päästikut vajutada. Mul on see,
aga mul lihtsalt juhuslikult täpselt see objektiiv, mida ma kogu aeg kasutan. Ta on sihuke kergelt vigane ja ta selle kaugpätsikuga ei fokusseeri hästi, nii et ma ei viitsi üldse sellega jännata ja siis kui ma teen vahel harva neid pilte niimoodi statiiviga kaugelt, siis ma lihtsalt jooksen 10 sekundit, see on okei, ma olen sellega harjunud, ma olen seda terve elu teinud, vahet ei ole. Tere hommikust! Täna ongi siis lõpuks laupäev ehk siis väga tähtis päev, kus Ragatallu tulevad lambad. Ja kuigi oleks tore sellega siit kohe jätkata, siis teeme nii, et kohtume lammastega järgmises videos.